Alates Tesla tehase robotitest kuni iga Bolti auto asukohani, neid kõiki toidab üks väga eriline andmetüüp, lakkamatu voogajatempliga infot. Aga see info on nii kiire ja nii mahukas, et tavalised andmebaasid annavad selle all lihtsalt alla. See siin ongi lugu sellest, mis juhtub siis, kui vana tehnoloogia enam ei piisa ja tuleb leiduta midagi täiesti uut. Ja alustuks mõtleme korraks sellele küsimusele. Miks andmebaas, mis haldab, sinu e-poe ostukorvi täiesti suurepäraselt, ei suuda absoluutselt mitte midagi peale hakata tuhandete sensorite andmetega ühes tehases? Mis on neil kahel nii põhimõtteliselt erinevat? No erinevus on nagu öö ja päev. Tavaline andmebaas on ehitatud tehingute jaoks. See peab teadma sinu ostukorvi hetkeseisu. Selle töö on andmeid uuendada ja kustutada. Aga Aegrea andmebaas, see on ehitatud lakkamatu andmevoo jaoks, kus mitte midagi ei kustutata, vaid aina lisatakse juurde. Selle ainus küsimus on, kuidas asjad ajas muutusid. Ja kui me räägime mastaabist, siis see on nagu võrrelda jalgratast roketiga. Ühel pool on võib-olla 100 kirjutamised sekundis, teisel pool miljonid. Ja see lakkamatu andmevoog ongi Aegrea andmete olemus. Ja see vajas täiesti uut lähenemist, täiesti uusi tööriistu. Kujuta endale korraks ette. Tuhandeid sensoreid tehases, mis karjuvad andmeid iga millisekundi tagant. Või GPS-koordinaate igalt Bolti autolt Tallinna tänavatel. Või Wise'i tehingute kiirust reaalajas. See on halastamatu, meeletu andmete jõgi, mille taltsutamiseks oli vaja midagi uut. Ja see viib meid otse probleemi südamesse ja meheni nimega Paul Dix, kes selle jõe otsa komistas. Nii, aastal 2012 oli tema ettevõtte Airplane suur mure. Nende rakenduste monitooringusüsteem, mis jooksis traditsioonilisel andmebaasil, oli pidevalt põlvili maas. See oli lihtsalt liiga aiglane ja ei pidanud koormusele vastu. Ja pärast aastat pusimist ja frustratsiooni jõudsid nad otsuseni aitab. Kui õiget tööriista pole, siis ehitame selle ise. Nii sündiski InfluxDB ja aastaks 2015 polnud see enam lihtsalt andmebaas, vaid terve komplekt nimega DigStack, mis lahendas kogu monitooringu ahela algusest lõpuni. Ja Paul Dixi enda sõnad võtavad selle frustratsiooni perfektselt kokku. Miks ma pean võitlema tööriistaga, mis pole selle töö jooks mõeldud? See küsimus, see ongi tegelikult iga suure innovatsiooni seme. Lõpeta vales lahingus võitlemine ja ehita endale õige relv. Sest nagu selgus, on andmete salvestamine ainult üks osa lahingust. Sul on vaja need andmed ka kuidagi kätte saada, neid visualiseerida ja mis kõige olulisem, nende põhjal ka tegutseda. Ja nii sündiski see 4 osas koosnev lahendus. Esiteks, telegraaf, see on nagu väike spioonagent, mis istub su serverites ja sensorites ning kogub andmeid. Need andmed saadetakse siis InfluxDB-sse, mis on kogu süsteemi süda ja mälu. Et sellest andmemerest aga aru saada, on vaja kronograafi, mis joonistab sulle ilusad graafikud ja armaturlauad. Ja lõpuks kapatsitor, see on valvur, mis jälgib andmeid ja kui midagi on valesti, näiteks serveri koormus läheb lakke, siis see karjub ja saadab sulle hoiatuse. TICK, iga täht täidab oma ülesannet. See 4-osaline süsteem oli küll võimas, aga olgem ausad, ka üsna tülikas püsti panna ja hallata. 4 eraldi asja, mida paigaldada ja seadistada. Arendajad on teadupärast laisad ja tahavad lihtsamaid lahendusi. Ja InfluxData kuulas, tänapäevane InfluxDB versioon 2 on hoopis teine loom. See on ühtne platvorm, kus andmebaas, visualiseerimine ja hoiatuste saatmine on kõik üheskoos. Ainus, mis jäi eraldi, on telegraaf ja see on ka loogiline. Andmekoguja peabki istuma seal, kus andmed tekivad. Palju lihtsam, palju kiirem alustada. Aga et aru saada, miks see asi nii kiire on, peame vaatama, kuidas andmed on ehitatud. See siin on üks ainus andmerida InfluxDB-s. Esmapilgul tundub see täieliku hieroglüüfina, eks ole, aga tegelikult on see geniaalselt lihtne. Lammutame selle koos lahti. Okei, kõigepealt on meil CPU. See on mõõtmine ehk measurement. Põhimõtteliselt konteiner, mis ütleb, et me räägime protsessori andmetest. Mõtle sellest nagu tabeli nimest SQL-is. Lihtne. Järgmisena tulevad sildid ehk tags, host, server 01 ja region Tallinn. Need on metaandmed, mis kirjeldavad, kust see andmepunkt täpselt tuli. Ja mis kõige tähtsam, need on indekseeritud, mis tähendab, et nende järgi otsimine on ülikiire. See on nagu andmebaasi sisukord. Siis tuleb asja point, usage user 23.5. See on väli ehk field. Tegelik mõõdetud väärtus. See on see number, mida me tegelikult teada tahame, ehk protsessori kasutus sel hetkel.
ja lõpuks kõige tähtsam osa, mis teeb sellest aegrea, see hiiglaslik number lõpus. See on ajatempel ja seda nanosekundilise täpsusega. See ütleb meile täpselt, millal see 23,5% mõõdeti. Ja see struktuur, mõõtmine, sildid, väli ja ajatempel, ongi InfluxDB kiiruse ja võimsuse saladus. Okei, see on lahe tehnoloogia, aga miks see sulle korda peaks minema? Tegelikult väga lihtsal põhjusel. Vaata, see ei ole mingi niši toode. Juba aastaid on InfluxDB olnud DB Engine'i edetabelis kõige populaarsem aegrea andmebaas maailmas. See on number 1, de facto standard. Ja kes seda standardit kasutavad? Ainult maailmas suurimad ja nõudlikumad tegijad. Tesla ei saa endale lubada, et tootmisliini robot seisma jääb. InfluxDB aitab neil ennustada, millal on vaja hooldust. NASA jaoks on iga millisekund raketi stardi ajal kriitilise tähtsusega ja nad usaldavad need andmed InfluxDB-le. Siemens haldab 1000 tuuleturbiine üle maailma ja peab teadma igaühe seisukorda reaalajas. See pole lihtsalt monitoring, see on missioonikriitiline äri. Ja mida see siis sinu jaoks tähendab? See tähendab seda, et kui sa tegutsed asjade interneti, tööstuse, energeetika või finantstehnoloogia vallas, siis aegrea andmete mõistmine ei ole enam mingi hea, kui oskad oskus. See on põhipädevus, see on see, mis eristab sind tööturul teistest ja avab oksi projektidele, mis päriselt maailma liigutavad. Niisiis, mõtle sellele. Meie maailm on sensoreid täis. Sinu telefonis, su autos, su kodus, su töökohas. Iga üks neist toodab lakkamatut andmevoogu. Küsimus pole selles, kas andmed on olemas, vaid selles, mida sa nendega peale hakkad. Millise andmevoo muudad sina järgmisena teadmiseks?